Tere tulemast tagasi Mis on õhus podcasti. Tere tulemast. Nagu näha, meil on toimunud väike upgrade ja meil on hea meel olla tagasi pildis. Et palju on vahepeal toimunud. Tahad sa äkki otsa lahti teha, et kust me pooleli jäime, millal üldse toimus meie viimane episood? Ja, me jätsime oma podcasti pooleli, sest et me olime täpselt sellises perioodis elus, et järsku oli kõike liiga palju, et meil oli siis Dubais kolimisega seonduvalt endiselt nii palju asju, millega me tegelesime. Ja siis ka tekkis meil see, et me hakkasime oma brändi looma. Ja siis oligi niimoodi, et me tegelesime oma mingisuguste niisama eluasjadega, brändi loomisega ja siis me avastasimegi, et me oleme nii hõivatud kõigega, et see podcast on pigem nagu teisejärguline ja me pigem jätsime sellel perioodil kõrvale. Ma arvan, et see oli väga õige otsus, et mitte punnitada, mingeid osasid teha. Ja me tegelikult mainisime millalgi eelmistes episoodides ju sellega ära, et me teeme seda siis, kui me tunneme, et midagi on rääkida. Praegu tunneme, et on päris palju jagada kõige selle teekonna suhtes, mis vahepeal on toimunud. Nagu Keili mainis, brändi loomine, ehitamine oli väga intensiivne periood. Samal ajal mul on veel sise oma kogukonna grupp, millega kogu aeg tegeleda. Ja käed jalad olid tööd täis, pluss me olime endiselt veel poolel teel, et ennast üldse sisse seada Dubai kodanikeks. Dokumentatsioon ja kõik see oli vahepeal päris overwhelming, aga me tulime toime sellega ja nüüd me võime rahus tegeleda nende asjadega, miks me päriselt siia Dubaisse tulime. Et me ei pea enam siis selle juriidikaga ja kõige sellega enam möllama, need asjad on käes, see on tehtud ja nüüd saamegi võib-olla rääkida lähemalt siis, mida me näiteks suve jooksul kõike korda saatsime. Ja, et tõesti selles mõttes on õige, et too aeg võib-olla ei olekski olnud nii palju rääkida, kui on tegelikult täna rääkida. Et täna me nagu oleme kõik nagu läbi teinud ja nüüd on nagu palju parem ju rääkida kõigest, et jagada oma kogemusi ja võib-olla räägimegi siis, et mis me siis tegelikult vahepeal oleme teinud ja mis ideed meile siis kuskilt kõrgemalt poolt antud on? Jaa, nii nagu öeldakse, õige eestlane tuleb jaanipäevaks koju ja nii me ka tegime. Et põhimõtteliselt 23. juuni maandusime ja kuskil juuli keskel me tegelikult launch'isime ametlikult siis enda esimese toote Frequency Cards, mida siis, mis on kahes keeles täna, nii inglise kui eesti keeles. Ja see oli väga loominguline periood tõesti, kõik enne seda, mitmed kuud, kõik need ettevalmistumised ja et üldse midagi sellist luua sellisel sagedusel, see on tõesti selline, võiks öelda, elutöö, et täna võib-olla isegi veel ei saa aru, mis täpsemalt selle kõigega alles hakkab kaasnema. Need tagasisided, mis inimesed on jaganud, suured tänud kõigile selles mõttes, et see on nii inspireeriv ja tõesti kinnitab seda tunnet, kust Keilile see idee anti kõrgemalt poolt ja mille me koos siis lõpuks ellu viisime. Et üks asi on millestki rääkida, teine asi on midagi füüsiliselt reaalselt ise valmis teha. Et need on ikkagi kaks väga erinevat asja. Ja kõige sellega oli seonduvalt ka challenge'id ja katsetamised ja ebaõnnestamised ja proovimised, et kõik see ikkagi tuli, ütleme, läbi kogemuste ja proovimist. Ja, et selles mõttes see idee tõesti, kuskilt ma nagu tunnengi, et see tuli kuidagi, ma ei oska seda isegi võib-olla sõnadega öelda, et kuidas see tuli. Aga samas ma ikkagi natukene ju loomulikult ka olin võib-olla ise selles madalalt sageduslikus seisus ja siis ma nagu otsisin midagi, mis nagu aitaks mind see välja tuua sellest. See oli täpselt see, mida sina ka mulle ütlesid. Ja.
ja ma ei tea siis, kuidas nagu selline idee sellega seonduvalt tuli, aga see lihtsalt tuli. Ja siis loomulikult ma hakkasin vastavalt tegutsema ja kõik see tegutsemine toimus väga-väga loomulikult, et ilma takistusteta kuidagi selline kõrgem süke juhatus ja tee oli valla, et tegutse, sa ju tead, mis tegema pead. Jaa. No mul on rõõm näha, kuidas sina panid oma tõelise potentsiaali alles selle tootega nii-öelda tööle. Kõik see tehniline pool, milles sa tegelikult oled päris hea ja kõik see suke kodulehtede loomine, see kunstiline vaade kõigile sellele, et oleks esteetiline, minimalistlik, kõik igasugused sellised elemendid oleks esindatud, et minus võib-olla ei ole seda nii tugevalt kui sinus ja mina panin sinna nagu võib-olla sellise kosmilisema ja spirituaalsema poole, aga sa tõid just selle õige visuaalse signatuuri. Ma arvan, see oli nagu hea omavaheline koostöö nende valmistamisel. Ma arvan, me oleme väga hea tiim selle kõige loomisel, et ühel on ühed teadmised, teisel teised teadmised ja kui need kaks kokku panna, siis sünnibki midagi võimsat ja loomulikult see on kohati, kõik see on ka keeruline ja ka overwhelming, aga loomulikult tänapäeval on õnneks tehnoloogia nii arenenud, et kui on vaja abi, siis selle abi saab suht kiiresti täna leida, aga ikkagi kõik see töö tuleb ju loomulikult ise ära teha, et viia ellu siis kõik need ägedad visuaalid ja info ja kõik see kogu värk. No mäletades neid aegu Eestis, kui sa ütlesid, et sa loobud oma sellest või võtsid otsuse vastu, et sa nüüd loobud oma meigitööst, siis juba enne seda, ma mäletan, sa rääkisid, et sa tahad teha midagi loomingulist, mingit oma asja, kus sa ei pea kellegi mingeid võõra tegemisi, unistusi, ettevõtmisi ellu viima, vaid sa tahaksid ise luua midagi samal ajal, mis oleks võib-olla selline tehniline koostöös siis erinevate tehnoloogiatega, mis meil tänapäeva pakub ja see võib-olla kõrgemalt poolt taotlus, mis sa andsid, nüüd manifesteerus tänu sellele, et me tulime Dubaisse, meil on nüüd õige keskkond, meid ümbritseb nüüd tohutult palju sellist inspiratsiooni nii-öelda siis, tulv on täielik siin Dubais on ju, et see on seda on nagu näha, et me mõlemad alles nüüd, kuidas ma ütlen siis, käivitusime või aktiveerusime, mis Eestis olles istud seal, ootad, mõtled, äkki täna juhtub midagi, äkki tuleb mingi idee, äkki muutub midagi, aga selline ülimalt monotoonne, igav elu oli vahepeal seal meil ja see hakkas pärssima energeetiliselt ja sageduslikult ja seda oli tunda. Ja täna ma võin öelda, ma arvan meie mõlema eest rääkides, et me oleme täiesti teises kohas, kui me siis olime. Absoluutselt. Et ikkagi tõesti sellest kodusest mugavustsoonist väljumine oli hädavajalik, et teha ikkagi selline drastiline muutus ja see Dubaisse tuleks see oligi selles mõttes hästi tugev tunne. Loomulikult alati see üks pool ajust üritab kaitsta ja mitte siis teha neid liiga selliseid järske otsuseid. Et ikka hakkaks õudselt läbi mõtlema, et kas see ikka on hea otsus ja mis siis saab, kui läheb nii ja nii edasi. Aga ikkagi ma ei lasknud nagu sellel mõttel väga pikalt kedrata, vaid me ikkagi hakkasime neid samme tegema, et teeme selle otsuse. Ma tunnen, et miski kutsub meid sinna Dubaisse, me peame sinna minema. Ma ei tea täpselt, mis meid seal ees ootab, sest meil tegelikult ei olnud mingisugust otsest plaani, kui me siia tulime. Meil oli küll rahaline puhver, et me teame, et meil on ikkagi mingi tagala, et me ei tule siia päris nagu, et tuleme nüüd siia, me peame ruttu midagi tegema, et jumala eest meil, ma ei tea, raha otsa ei saaks. Aga jah, see tunne, et paljud ka küsisid, et sa tegeled siis jumestamisega seal edasi, aga ei tegele, sest et ma tegelikult juba pikalt tundsin, et see etapp mu elus on tehtud. Kui ma ei tea, 2 aastat tagasi veel keegi minult küsis,
et noh, et mis ma selle jumestaja tööga plaanin, et kas ma plaaningi jääda jumestajaks või mis mu mõtted on selles. Siis ma nagu tundsingi, et no ilmselt küll, et ma nagu ei tea, mis ma võiks teha. Et ühest küljest ma tean, et mul on igasugused sellised tehnilised teadmised ja mulle meeldib teha selliseid loomingulisi asju, videosid, monteerimisi, pilte. Aga siis ei olnud nagu mingit ideed, et kuidas neid rakendada siis. Aga samas oli jällegi nüüd eelmine aasta siis see tugev tunne, et ei, ma ikkagi jumestaja töö lõpetan, sest et ma lihtsalt tunnen, et ma pean seda tegema. Ja samamoodi jällegi aju üritab sulle öelda, et kui sa nüüd selle ära lõpetad, äkki siis on nii, äkki siis on naa ja siis sa leia endale ikkagi tööd ja millegiga peab ju tegelema. Aga siis jällegi mul oli see tunne, et okei, et ma lõpetan selle ära, ma lihtsalt usaldan elu, et midagi tuleb, midagi peab tulema. Ja ma tahan tegeleda millegi sellisega, et ma tõusen hommikul voodist püsti. Mul on hea meel teha seda asja. Ja võib-olla ongi, et ma mingil määral olen nagu selle kõik endale manifesteerinud. Ma andsin universumile konkreetse sõnumi. Ma sulgen selle ukse, ma usaldan, et nüüd hakkab kõik voolama ja minema, varem või hiljem. Ma tean, et see juhtub. Ja. Loomulikult tulevad seal mängu hirmud, endast kahtlemine, aga sa lihtsalt võtadki päev korraga ja usaldad seda, et üks hetk asjad muutuvad ja nii ka läks. Ja sündiski meie bränd, mis hästi kiirelt kulmineerus. See tegelikult, kui täna hommikul Anderiga arutasime, mõtlesime, et tegelikult me oleme väga lühikese ajaga midagi väga ulmelist valmis saanud. Kuigi see töö, ma mäletan, kui me tegime neid visuaale, lõime, kõikide tekstidega tegelesime, need oli tohutu töö. Ma mäletan, mõtlesin, et appi see ei lõppe, sest vaata, iga päev tundus, et me tegeleme nii palju sellega. Ja. Aga kui sa vaatad nüüd suuremat pilti, siis oli kõik seda väärt. Igat minutit, igat tundi. Väärt absoluutselt, aga lihtsalt ongi, et tegelikult ju läks suures plaanis suht ruttu. Ruttu, jah. Päevad tundus pikad, aga tegelikult suures plaanis läks jumala ruttu. Selle tegemise ajal sa ei saa aru, su ajataju muutub kõik. Ja. Et sa oled nii sellises loomingulises protsessis sees, sa pead minema mingisugusele lainele, sagedusele, et selliseid kaarte valmis teha, sa ei saa lihtsalt, et ma nüüd hakkan kuskilt keevitama ja midagi välja mõtlema. Õnneks nende kaartide loomisel, et kui keegi arvab, et see oli lihtsalt kuskilt siin paar kuud tagasi tekkinud mingisugune jumalik kanaldus, siis päris nii see ei ole. Ma olen teinud 14+ aastat eeltööd selleks, et siuksed asjad üldse saaks manifesteeruda. See ei ole võimalik inimesel teha, kes avastab nüüd kuskilt lambist vaimse maailma või spirituaalse maailma. Pärast võiks sellel teemal ka rääkida. Ma natuke tahaks ümber defineerida seda vaimset ja spirituaalset maailma. Aga see ei juhtu lihtsalt niimoodi lambist üle öö, et mulle tulevad mingid teadmised, ma panen selle kaartidesse ja nüüd kõik maagiliselt juhtub, et inimesed ei näe võib-olla seda tööd, mida ma olen teinud 14+ aastat enne üldse, et selline asi saaks manifesteeruda lauale ja inimesed saaks seda katsuda ja sellega tegutseda, et seal taga on, ma kujutan ette, tegelikult palju suurem energia, mitte ainult see, mida me tegime paari kuu jooksul, vaid mitte ainult mina, vaid sinuga koos oleme seda teekonda käinud, kaua me oleme varsti koos olnud, varsti 15 aastat. Aastavahetusel saab 15, jah. Jah, et need asjad ei sünni niimoodi ja selline relationship või suhe ei saa ka toimida lihtsalt pinnapealsetel alustel. Et see on olnud teekond ja Nooral on oma roll siin, kes käivitas meid, et selles suhtes nagu Three Musketeers on ju, et selline kolmik, et kõigil ja kõigel on oma roll. Aga see teema, mis sa ennem just mainisid, et selle ukse sulgemine, et saaks uued uksed ja aknad avaneda, see on ülioluline. Sellepärast, et kui sa arvad elus nii, et ma sulgen ainult siis vana ukse, kui mul on uus teada. Kui mul on kõik ette teada, et nii, ma sulgen selle ukse ja nüüd ma hakkan seda asja tegema. Siis sa jäädki seda õiget aega ootama.
inimesed jäävadki ootama aastaid. Tundub, et universum ei lase neid asju niimoodi teha. Ja ma tean, ma võin enda universumile meeldivad inimesed, kes riskivad. Täpselt. Ja ma võin enda kogemusest seda tuua ka näiteid. Sina tegid oma jumestamisega, aga ma olen teinud neid asju ju varasemas elus noorena juba üle 10 aasta tagasi ju veel. Ma lõpetasin niimoodi jalgpallikarjääri. Ma lõpetasin ka, alustasin mingil määral isegi väikest viisi treeneri karjääri. Lõpetasin ka selle päeva pealt. Täiesti päeva pealt ma ütlesin lihtsalt, homsest on kõik, ei lähe enam. Mis sa siis tegema hakkad? Ma ei tea, mul on teatud sellised plaanid. Ei saa öelda, et mul plaani päris ei olnud. Mul mingi plaan ikkagi oli, aga samal ajal, tegelikult kõrvalt nagu ratsionaalselt elav ja kalkuleeriv kõrvalt vaatleja vaataks, et ma olen delusional. Nagu sellist otsust, nagu normaalne inimene ei tee, niimoodi lambist nipsuga. Aga ma olen seda kogu aeg teinud. Ma olen tegelikult mõelnud, et või kas või näiteks mingid projektid tulevad ja päeva pealt ma enam ei tegele sellega. Kas ma siis tean, et tuleb uus projekt asemele? Ei tea, ikka tuleb. Ja ikka kuidagi mingid asjad tekivad ellu, mingid uued inimesed, mingid vajalikud lülid. Kas ma võtan oma tutvusringkonna või suhtlusringkonna või inimesed, kellega ma ka võib-olla sellises materiaalses ärimaastikul siis suhtlen, siis iga lüli on ju tulnud mingitest aastatest tekitatud tööga. Et kui ma oleks lihtsalt oma mingit igapäeva mingisugust, näiteks ma ei tea, tavalist palgatööd teinud ja läinud, sõitnud rahulikult autoga töölt koju, istunud kodus ja elanud sükest chill elu, sa ei jõuagi, sa ei kohtugi kunagi selliste inimestega, kes võib-olla on sinuga samas maailmavaates, sest sa ei käi ringi, sa ei tee, sa ei avardu, vaid sa elad ainult nii-öelda iseendale, ainult oma perele, ainult oma ruumi ja perest hoolitseda, aga see on ka okei. Mingid inimesed elavadki nii, et nad ei käigi väga palju üritustele nii, aga võib-olla meie missioon ja minu missioon on olnud rohkem avarduda, rääkida, kindlasti speakeri roll ja kõik see on olnud. Ja eks see julgus ja need julged sammud, mida me oleme mõlemad astunud, et vahetada oma valdkonda, sulgeda vana uks ja avada uus, tõi meid sellesse punkti nüüd 2025 algus või tegelikult 2024 lõpp, et me julgeme isegi vahetada riiki. Me julgeme teha sellise sammu, me vahetame üldse kõik ära. Põhimõtteliselt me täiesti nullist, et elamine ja kõik asjad, et sellist sammu astuda, ma arvan, on väga hea eelnevalt olnud meil see vundament, et me oleme teinud juba neid baby steps mingite otsustega juba varem. Et ma arvan, tänu sellele me oleme ka siin. Jaa, et keegi just ütles ka, et teise riiki kolimine on enamasti päris keeruline protsess, mis sa pead läbima. Aga kui sa selle oled läbi teinud, siis kõik muu tundub juba nii easy. Ja. Ehk siis see latt on juba päris kõrgel. Väga suurte sammude võtmine. Jah, see alguses loomulikult tundub hirmutav. Kui sa oled juba selle sees, on ka võib-olla raske, aga kui sa oled sealt nüüd väljas, sa oled selle läbi teinud, selle kadalipu, siis sa tunned, et wow, ma käisin siukse kadalipu läbi, et nüüd ma nagu I can do anything. Ja. See empowering või see, ütleme siis selline vägi tuleb sisse inimesesse, kui ta... mida rohkem me teeme ebamugavaid asju, siis seda rohkem me kasvame, areneme ja siis lõpuks jõuame sinna punkti, võib-olla kuhu me tahame jõuda. Et lihtsalt selleks, et elus midagi saavutada, siis paraku me peame tegema asju, võib-olla mis meile ei meeldi. Paneme ennast ebamugavatesse olukordadesse. Muidu me ei kasva. Selles mõttes, et hetkel oleme ka spotlightis. Ja. Kaamerad filmivad ja ei ole, ma ei tunne ennast 100% mugavalt. Ma tunnen, et ma tean, et need kaamerad filmivad, see video läheb ülesse. Ei ole väga mugav versus sinuga niisama hommiku seal kohvilaua taga rääkida. Natuke teine asi. Ma tundsin hommikul palju sujuvamalt, läks mul see jutt. Aga midagi ei ole teha ja ma tean, et võib-olla täna see esimene podcast üle pika aja on natuke konarlik, aga võib-olla, ma ei tea, 7 podcast mul on juba väga smooth. Aga mulle meeldibki, ma tunnengi, et ma pean kogu aeg inimesena arenema, kasvama selleks, et nagu ikkagi täita oma hinge.
sest mu hing vajab, et ma areneks, avarduks. Sest et läbi selle me õpime nii palju ja me näeme maailma kogu aeg teistmoodi. Ja vaata, kui sa ise kasvad ja arened ja tegeled päriselt enesearenguga, siis sa oled võimeline ka andma. Kui sa arendad ennast, sa kuulad õigeid inimesi, sa käid ringi õigete inimestega või õigetega. See tähendab siis sinul lainel, sinul sagedusel olevate inimestega. Et kui sa mõtled ühtemoodi või tunned ühtemoodi, aga sind ümbritsevad inimesed teevad asju tegelikult vastupidi sellele, mida sina tunned, et tahaks elus luua või teha. Või sinu keskkond on täiesti vale sinu jaoks, siis sa võid üritada manifesteerida, sa võid üritada reaalsust luua, aga sa lood täiesti vale pinnase peal. Sa paned kasvama taimed, kus taimed ei kasvagi. See ei ole võimalik, see on täiesti vale keskkond. Ehk siis otsi omale õige keskkond, omale õige vundament, raja õiged sõprussuhted, õiged inimesed ja kõik see pool, et me siis alles hakkame tärkama, õitsema, särama, tekib elurõõm, eluisu, hommikul kraps püsti, tegutsema. Sa näed, et su energiatase on hoopis teine, siis kui sa oled sellel lainel, aga jube lihtne on ära manduda. Ja siin ei ole vahet, kas sa oled vaene või rikas. Tähendab, rikas võib samamoodi ära manduda oma raha otsas. Ja küsimus ei ole su pangakonto numbris, küsimus on, milline on su visioon ja mida sa luua tahad, mida sa ehitada tahad. Kuhu sa välja tahad jõuda? Millised on need sihid? Aga samal ajal see ei ole see, et ma hakkan elu nautima alles siis, kui ma olen saavutanud oma tulemuse, vaid see teekond ongi nautimine. Sa naudidki, aga sa naudid ka raskusi. Sa ei naudi ainult seda lust ja lillepidu, et nüüd peab kõik sülle kukkuma ja sinuni peavad kõik asjad tulema kergusega. Mõned vaimsed inimesed ja spirituaalsed inimesed on ka harjunud sellega, et ei, kõik peab kergusega tulema, et oi, mine ainult südames ja armastuses ja kõik head inimesed tulevad, ei tule, elu paneb proovile sulle, viskab sulle vahepeal selliseid teravaid olukordi, valesid inimesi ja see nüüd ei tähenda seda, et sa momentaalselt oled vales sageduses või vales kohas, vaid vastupidi, ta treenib sind, ta kasvatab sind. Ja mida ta treenib on see, et kui neutraalselt sa nüüd sellest välja tuled, kui meisterlikult sa seal olukorra nüüd ära lahendad. See ongi treening, elu ongi, saad aru, live treening, sul ei anta nagu armu selles mõttes, et ja eks meid on ka treenitud siin selles elus palju ja kui palju me oleme istunud, me rääksime sellest 7 aastat, 8 aastat, 6 aastat tagasi oma kodus, kus tead, üritad, lood ja teed. No ei tule, jälle rikutakse, tõmmatakse sul vaip jalgalt ära, kukud pikali, oled jälle samas lollis kohas tagasi ja natuke nagu välispidiselt kuidagi nagu kirud elu, on ju. Hakkad kiruma inimesi ja situatsioone ja ettevõtteid ja see on loll ja see tegelikult lasi mind üle ja see probleem. Aga tegelikult on see, et aga... Kes päeva lõpuks sind sellesse situatsiooni viis. Need on ju sinu valikud päeva olnud. Lõpuks, isegi kui keegi sind kuskile kutsub, sulle midagi soovitab, lõpliku otsuse teed ju sina. Lõppvastutaja. Ehk siis pärast otsid süüdlast. Ja vaata peeglisse. Ja päeva lõpuks ma usungi, et isegi kui me teeme neid valesid otsuseid, siis kokkuvõttes on need meile nii olulised, me ei saa sellest loomulikult selles hetkes aru. Aga läheb mõni aeg mööda, vahest võib-olla peabki pikem aeg mööda minema, et sa tegelikult saaksid nendest asjadest rohkem aru. Et sa pididki need asjad läbi käima. Muud varianti on, sest et muidu sa ei, ütleme, et täna, sul on vaja, et see asi oleks selja taga. Sest et muidu sa võib-olla tänases hetkes teeksid ka neid vigu, aga sa ei saa enam siin teha neid. Siin on ime lihtne murduda. Kui sa siin keskkonnas suhtud... Nagu ma võib-olla tulin ka Eestis sellise, kõik on lihtne ja meil on siin e-riik ja kõik on teostatav ja lähed sinna, registreerid seda ja siin saad litaki vasta pead ja vasta jalgu ja mõtled, et siin asjad käivad teistmoodi, et ja trigerdab küll, närvi ajab küll, aga see on see koht, kus sa pead seal säilitama ka kainemõistuse, sa pead seal säilitama ka neutraalsuse, mitte neutraalsuse, et ükskõiksuse,
vaid just see, et sa küll kehtestad ennast. Mul oli ka vaja siin Dubais päris palju olukordas ennast kehtestada. Et aga sa tead, mis põhjusel seda alustasid. Sa tead, miks sa seda tegid. See on kõik, nii nagu öeldakse, iga risk on väärt võtmist, kui see on parema elu eesmärgi nimel. Kui sellel riskil ei ole mitte mingisugust otstarvet sinu tuleviku kontekstis, no siis on mõttetu risk, see on niisama kargad tühja. Aga kui sa tead, et jah, see on risk, aga see on ainult selle nimel, et siit saab oodata midagi veel paremat. See on kõik teostatav. Anna tuld. Ja, no sellepärast me need suured riskid võtsimegi, et me teadsime, et tegelikult sisimas teadsime, et kõik lähebki hästi. Aga no loomulikult on ühed hirmud on need, mis me ise tunneme, teised hirmud on need, mis meile projekteeritakse teistelt inimestelt, mis omakorda tekitab meis veel rohkem hirme. Aga sa lihtsalt pead nendest kõikidest läbi minema lihtsalt, sest et muidu, et sammud ei sünni.